Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab Võrkpall24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit24. Tere armsad kuulajad, uus nädal ja uus kolmapäev on kätte jõudnud. 8. aprilli saates keskendume täielikult Eesti rahvusnaiskonnale ja meeskonnale, sest äsja saabusid meie koondiste uute juhendajate Lorenzo Michelli ja Cedric Enardi esimesed ametlikud koondise kandidaatide nimekirjad. Ja nii nagu spordis ikka, on taolistel puhkudel eriti huvitav arutada, kas valikud olid õiged, mida need näitasid ja kui lootusrikkalt me võime tuleviku suunas vaadata. Esiteks on näha, et Skype'i vestluse kaudu on lisaks Karinaldole aruteluga ühinenud Igor Mangilik, kõike teadja mees Pärnust, Rivo Vesik. Tere, Rivo! Tere! Minu ja Igor Mangi ainuke vahe on see, et ma puu sisse kedagi ei vii. Aga metsa võin saata küll. Aga mitte kuu peale, see on ka tähtis. Kuu peale ma enam ei saada, jah. Sest muidu hakatakse arvama, et ma tahan neist kosmonauti teha. Aga et me puhta rumalat juttu rääkima ei hakkaks koondiste teemadel, siis on täna meiega liitunud ka kaks tõesti asja sees olevat inimest. Eesti rahvusnaiskonna uus abitreener Andres Toobal. Tere! Tervist! Ja Eesti rahvusmeeskonna uus abitreener Oliver Lüütsepp. Tere ka sulle! Tere! Ma alustan tegelikult kõige olulisema küsimusega. Ma näen, Andrese puhul on andnud oma mõju see koroonaviiruse levik ja see, et juuksuris käia ei saa. Ei ole seda habet taetud, ei ole juukseid taetud, aga Oliver, räägi, tundub, et sina oled selles suhtes hea erand, et juuksed on pügatud ja habe ka, et näita ja räägi meilegi, kuidas tänapäeval see asi käib. Ja, et kui sa mulle eile õhtul või täna hommiku helistasid, et oleks vaja siia saatesse tulla, siis võtsin selle habemase ette, mida selle eriolukorra ajal polegi veel teinud, et kuna väljas väga palju rahvases liikuda ei saa, siis lasin nii-öelda huvi pärast kasvada. Aga no nüüd ma arvan, lähedasemad inimesed on ka rahul, et natukene viisakam Oliver vaatab neile vastu. No nii, Rivo, ma küsin alustuseks sinu käest. Naistekoondise nimekiri, kandidaatide nimekiri on väljas ja meestekoondise nimekiri on väljas. Me hakkame üksikasjalikult eraldi naistest ja meestest rääkima, aga milline see üldmulje on sinul, kes sa oled nüüd ka kõrvaltvaatajana saanud need koondise nimekirjad teada? Suuri üllatusi ei ole seal. Võib-olla meeste poole pealt on see, et ei ole seal Lepikut ja võib-olla siis Rauno Tammet hetkel koondises, et need on sellised kohad, aga ülejäänud on ju need, kes peaks olema ja naiste poolt ka, et naiste poolt on tore on näha, et seal on palju noori just Audentases spordigümnaasiumide tükkuid. Aga muidu suuri üllatusi ei ole, jah. Andres, tuleme selle juurde, et kuidas juhtus siis ikkagi nii, et sinust sai nüüd siis ka naistekoondise abitreener. Me teame, et sa ise ju tegelikult loodad veel mängijakarjääri jätkata, aga kuidas see sündmus või kuidas see kõik siis nii läks praegu? No tegelikult jah, eks ma üritan ikka, aga minu see taastumine on peale seda viimast operatsiooni on väga pikk, et selles suhtes ja kuidagi võrkpalli juurde tahad jääda, siis see on nagu üks sellist hea nagu viisidest ja enda silmaringi ka nüüd natukene laiendada, avardada ja tegelikult see jutt oli juba, ütleme niimoodi, et sellisel hetkel, kui nende treenerite valikuga pihta hakati, siis tegelikult muga natukene räägiti sellel teemal, aga see, et ma ei osanud veel täpselt nagu vastata ja ma jätsin selle nii-öelda pausile, siis pärast seda oli siin teised nimed õhus ja nüüd viimasel hetkel siis Sten Esna oli kindlasti üks nendest kandidaatidest, aga ta ise lõpuks ei soovinud ja tuldi minuga uuesti rääkima ja arutasin ka natukene Raineriga läbi ja tema mõtteid ja see andis sükest head sellist vaadet nagu tulevikku, et õppida selliste treenerite kõrvalt, et kunagi ei tea ju, kas ma siis mängida saan ja natukene nagu tuleviku vaatel lihtsalt võtsin seda, kui jah, ma arvan, et see oli siuke põnev väljakutse, eriti sellises praeguses olukorras. Rivo, kuna sina oled Steni hea sõber, siis oskad sa natuke neid tagamaid võib-olla tavavaatele ka selgitada, miks Sten lõpuks koondise tegemistest eemal jäi ikkagi?
Jah, ma arvan, et Sten, kui seda räägib, siis räägib ise, aga ma tean, et pikalt ta arutas ja pikalt ta mõtles seda pakkumist ja ta tegelikult väga-väga tahtis minna, aga ilmselt üheks põhjuseks oli hetkel see majanduslik olukord, et mis majandusest saab ja kuidas alaliitudel ja asjadel hakkab minema, et täna mina arvan, et Sten läks enda jaoks nagu kindlamat teed natukene. Kuigi tal me oleme pikalt rääkinud sellest, tal need plaanid olid väga ägedad ja mõtted olid väga head, mida ta tahtis teha, aga kahjuks olukord on selline, nii et jah, ma soovitan Steni enda käest küsida seda, et sealt saab täpsem vastus. Andres, sina oskad öelda, mis lepingu pikkus siis on, mis treeneritega tänasel päeval sõlmiti? Ega praegult on igal juhul see olukord on ju selline, ei tea ju millal alustadagi üldse. Et praegult nagu saigi niimoodi paika pandud siin, et oleme nagu sellisel valmisolekul, et kohe, kui võimalused tekivad, siis hakkame pihta, et ega siin nagu pikkuses ei olegi nagu, ma arvan, mõtet rääkida, et katsume kõigepealt vaadata, mis see suvi toob ja pärast seda suve saab ju edasi rääkida, et ega treenerid üksteisele on ju ka praegult tundmatud, ja kuidas see koostöö asi laabuma hakkab, et siin ei ole ju mõtet samamoodi nagu mängijatega, et eks see natukene selline kompamine käib ja siin ei saagi öelda, et teeme nüüd tohutult pika, saabki peatreener võib ju olla, aga peatreener peab enda kõrvale tekitama ikkagi siukse hea ja kindla siis sellise tiimi. Selge on see, et siin ei ole ju mõtet mitmeaastaseid lepinguid kohe siukeste inimestega teha, kellega ta ei ole ju kokku puutunudki, et see kindlasti tekib siin selle suve lõpuks, et kuidas ja mismoodi jätkatakse, aga see paistab hiljem, jah. Oliver, anname sulle ka vahelduseks sõna. Ole hea, ütle, kuidas siis asjad lõpuks nii läksid, et sinust sai Eesti meestekoondise üks abitreeneritest. Nii nagu Andres oli tegelikult naistekoondise selles nimekirjas üks üllatusnimi, nii olid sina siis samamoodi ikkagi üllatusnimi ilmselt tavainimeste jaoks seal meestekoondises. Nojah, selles mõttes, et jaanuarikuus mingil hetkel peatreener võttis minuga ühendust ja pidasime mõned telefonikõned sellel teemal maha. Enne seda tuli indikatsioon juba alaliidu poolt, et see kõne on varsti tulemas, et päris üllatusena ta ei tulnud. Rääkisime peatreeneriga, samal ajal samasugused vestlused olid ka Rainer Vassiljeviga. Rohkem ma ei tea, kas seal oli veel kellegiga neid arutelusid, vähemalt minu ja Vassiga need jutud käisid ja siis muidugi Vassiga arutasime omavahel, et ja mingil hetkel siis Vass mulle andis teada, et kuule, ma olin valmis, et mina olen oma otsuse teinud, et temal oli nagu 2 rauda tules ja ta valis selle naistekoondise poole, et siis sellest me nagu mingil hetkel lähtusime, et arvatavasti siis mulle see pakkumine tuleb ja nii ta läks. Nii et see protsess oli väga sõbralik tegelikult ka teil omavahel seal erinevate koondiste sees. No ei teagi, jah, Rainer tõmbab järelikult niite siin Eesti võrkpallis, et tema helistas mulle, et pane nüüd vaim valmis, et tema on otsuselt teinud. Ei nali naljaks, aga ei muidugi, et Raineriga meil on hooaja jooksul ikka 2-3 kõnet, kus me räägime, ma arvan, see aasta kõige pikem kõne oli 1,5 tundi ja kus me arutame, kuidas kellelgi läheb ja mis tulevik toob ja nii edasi, et ei olnud seal mingit rivaalitsemist ja minu jaoks oli selleks suveks 2 võimalust, et kas ma puhkan või ma olen meestekoondise abitreener, et need 2 võimalikku varianti ma pärast eelmist suve enda jaoks lauale jätsin ja ega ei oleks ju kõige hullem olnud ka see puhkuse variant, aga tänasel hetkel elu pani ise kõik paika, et nii nagu mul üks hea sõber võrkpallitreener ütleb, et elu paneb kõik ise paika, et tuli see suur epideemia sundpuhkus nii või naa, et kokkuvõttes minu jaoks, ma arvan, jooksid asjad hästi välja. Ole hea, Oliver, ütle, kuivõrd tähtis on sinu kui ikkagi sellise suhteliselt noore treeneri jaoks liituda Eesti meestekoondisega tänasel päeval? Absoluutselt, see on, kuidas öelda, tähtis, see on auasi olla Eesti rahvusmeeskonna või ka naiskonna liige, et rahvuskoondise tasemel nii-öelda, kui kõrgele sa tõusta saad, peatreener on kõige kõrgem ja abitreener on üks samm
üks samm allapoole, et küllaltki uhke tunne, mis seal salata, et selles mõttes ega me muidu seda treeneritööd ja sporti üldse ei teeks, kui meil ei oleks suuri ambitsioone ja eesmärke, et kindlasti on see mu mingite eesmärkide listis olnud ja hetkel ma tunnen uhkust selle üle, jah. Andres, Lorenzo Micheliga, kas ja kui palju nüüd sina oled juba jõudnud suhelda ja milline mulje sul itaallasest on jäänud? Ei, selles mõttes, et ega meie niimoodi ei olegi saanud suhelda, et see ütleme, Steni äraütlemine tuli ka suhteliselt hilja ja see pakkumine tuli mulle nagu suhteliselt kiiresti ja seal oli võib-olla Raineri ja Lorenzo enda vahelisid midagi räägitud ja tegelikult rohkem oli selle taga nagu Mihkel Sagar ka, kellega me nüüd oleme ju Selveris kogu aeg koostööd teinud ja tema on seal ka siis see inimene, kes rohkem neid asju ajab ja see suhtlus käis sealt poolt, et eks need kõned ja sellised arutelud hakkavad tulema, et tema oli sealt poolt rohelise tule andnud, eks võib-olla tema siis ka uuris võib-olla siis teisi Itaalia kanaleid pidi, kes ma olen või mis ma olen, et eks ta niisama päris ostu seda asja ei võtnud ja et kindlasti need arutelud ja mõtted sealt poolt alles tulevad, et ega ju ei tea, millal koondis pealegi saab hakata praegu, et kõik toimub praegu distantsilt. Rivo, ma hakkasin mõtlema, et kui nüüd meil siin sisuliselt juba kõik täna saates olijad on mingil moel Eesti koondisega seotud, et sina veel ei ole, siis ma vaatasin, et seal nii-öelda kandidaatide nimekirjas ei olnud joogipoisse nagu nimetatud, et juba alaliidult võiks nagu uurida ka minu arust, Rivo, et sa saaksid ka suvel ikkagi natukene mingit rakendust koondiste juures. Ma just saatsin Helenile tegelikult kirja sellel ajal, kui te rääkisite siin. Helen Veermäele, siis Eesti Võrkpalliliitu, aga natuke teistel teemadel, et nagu Oliver ütles, et koondise juurde kuulumine on ikkagi auasi ja kui sinna kõik saaksid, kes tahaksid, minusugused veepoisid ka, et siis see auasi kindlasti nii suur väga ei oleks, nii et ma arvan, et koondise juures on täna täpselt need inimesed, kes seal peavad olema ja mina olen teise koondise juures, nii et ma olen oma positsiooniga hetkel rahul. Oliver, ole hea, räägi Cedric Enardist mõne sõnaga, millise mulje tema sulle esimeste kõnede põhjal on jätnud? Midagi erilist selles mõttes ma ei oskagi niimoodi öelda, et väga selline treenerina esmamuljel üritab väga palju kaasata tiimi ja rõhutas ka seda, et tema jaoks on hästi tähtis nii-öelda tiimitöö, mitte ainult see, et tema üksinda otsustab ja tema üksita kõigest vastutab. Muidugi ta võtab viimase vastutuse, aga ta soovib nagu jaotada teatud mänguelemendid erinevate treenerite vahel laiali, ehk siis mingi treener võtab mingi kas siis kaitsemängu või plokikaitse vastuvõttu vastavalt sellele mingi suurema vastutusala mingi elemendi puhul. Et see on kindlasti üks asi, mis tema puhul oli ja muus osas, nagu ikka tänapäeval, tundub oma ala spetsialist, kes tänapäeva tippvõrkpalliga on hästi kursis. No hästi, aga tulemegi siis esialgu Eesti rahvusnaiskonna juurde. See ei tähenda seda, et Oliver ei võiks ega peaks sõna kaasa ütlema, kuna sina veel eelmisel aastal olid naiskonna liige, siis ootame huviga ka sinu arvamust. Koondisse sai siis nimetatud kandidaatidena 22 mängijat. Suuri üllatusi võib öelda, et ikkagi ei olnud seda, et TalTech, Treidhausi kolmik, Kristin Õlvak, Kristel Moor ja Kaisa Pahmatšev koondisega ei liitu. Seda võis ilmselt eeldada, vaadates seda, et neil ka see klubihooaeg jäi ju natukene poolikuks ja nad on otsustanud, mis on täiesti mõistetav, amatööridena täna keskenduda tavaelule ja järjekordsest siis koondise suvest seekord loobuda. Aga ülejäänud naised on kohal ja Anna Kajalina siis 4-aastase pausi järel Narvalanna on tagasi koondises. Esmalt, Andres, võib-olla küsimus sinule. Kas Anna Kajalina liitumine annab Eesti koondisele täna veel kõvasti juurde? No praegult raske öelda, et ma arvan, et eks ta kindlasti annab juurde, et ma arvan siin selline inimene, kes on suhteliselt varakult välja läinud, eks ta on pikalt ju, polegi väga palju Eestis olnud ja selles mõttes Itaalia treener, eks ta teab võib-olla, kuidas teda paremini sinna mängu lülitada, et eks ma tean, et siin
võib-olla mõni treener vaidleb sellele vastu, et kas sellest on kasu või mitte, et eks see ongi puhtalt see, et kuidas treener suudab ta sinna mängu siis lülitada või kogu sellesse gruppi sisse sulatada, et võib-olla jah, ma ei tea, kas Oliveril on mingit sükest infot või et eks tal on pigem olnud see, et ta pole ise tahtnud tulla ja eks teda on küsitud ja uuritud ja kutsutud kindlasti rohkem, kui ta on kohale tulnud, et selles mõttes, eks see saab kõikidel olema huvitav, et kuidas ta aidata saab, et selles mõttes kõik naised on sinna kutsutud, et ja see on nagu selles mõttes treeneri otsus, et kes sinna kutsutud on ja ju ta näeb, et on sellest nagu kasu ja võib-olla noortele natukene siis eeskuju. Oliver, sõna sulle. Nii palju, kui mina tean, siis ma arvan, et kui ta viimane kord oli koondises, siis oli veel Marko Meit peatreener ja see koondises käik nii-öelda ei olnud kõige õnnestunum, et vist asjad ei toiminud nii-öelda mänguliselt koostöö sidemängijaga või midagi taolist ja võib-olla oli tal siin ka mingeid asju meediaga seoses, ma täpselt ei mäleta, igal juhul pärast seda ta enam ei soovinud tulla ja kui Andrei Ojamets sai peatreeneriks, minu teada kindlasti üks vestlus tal temaga oli, et mis seisud on ja sealt tuli jälle taaskord loobumine, et siis see jäi nagu Andrei ajal nii-öelda viimaseks küsimiseks, et nüüd on jälle uus peatreener ja nagu Andres juba ütles, siis ma arvan samamoodi, et tema puhul itaallane eesotsas ehk nagu töötab usaldusväärsemalt võib-olla tema jaoks ja ta tunneb ennast mugavamalt siia tulles ka kui tol korral näiteks, aga ma ei oska täpselt öelda neid tagamaid. No Kajalina hakkab lähenema sinna 30. eluaastale. Kas ma teen liiga, kui ma ütlen, et mulle tundub, et Kajalina paremad aastad võrkpallil on möödas, et ta on võitnud ju Prantsusmaa liiga, ta on tulnud Itaalia karikavõitjaks, aga siin viimased hooajad ta on mänginud ikkagi nendes samades riikides, seal madalamates liigades, et kas mulle tundub, et Kertu Laak täna võiks olla juba Kajalinast parem mängija, aga samas ma pean tunnistama, ega me vist keegi ei ole Kajalinat seal madalamates liigades ka otseselt mängimas näinud. Ei, kindlasti ei ole jah näinud ja eks see on siis niisugune natukene tõehetk ka siin, et mis tasemel see mäng hetkel on ja eks seda ongi, et kindlasti nooremad tulevad võib-olla vihasemalt peale ja eks seda olegi näha suvel. Oliver, sa oled nõus? Ja, et ma arvan, et kindlasti ei maksa sealt mingit imet oodata, et seesama, me ju näeme, kus liigades ta on viimastel aastatel mänginud ja kui ta ei mängi Itaalia päris tipus, siis ei ole sealt ka mingit imet loota, et kindlasti hea tasemega mängija, aga kes neist parem on, Kertu või tuleb hoopis sealt keegi kolmas välja, et eks see saab siis näha, kui läheb treeninguteks. No Kristiine Miilen, Anu Ennok, Nete Peit, Kertu Laak, Julia Mõnnakmäe, Liis Kullergan, kõik nii-öelda põhitegijad on samuti rivis. Rivo, kes on sinu hinnangul kõrvaltvaates täna need Eesti koondise mängijad, kellel see koondis on kõige rohkem toetub, kes on kõige olulisemad hetkel meile? Eks see vastuvõtu osakond peab olema seal, et ilmselt Anu Ennok ja Kristiine Miilen, vähemalt minule tundub nii, et peaks olema täna seal väljakul. Kõige suurem muidugi küsimärk on ikkagi sidemängija, et Julia Mõnnakmäe, kui hea hooaeg tal oli, ma ei ole kursis sellega, et kui hea hooaja ta tegi ja kui hästi neil seal klubiga läks ja kuidas ta ennast tunneb, et see, ma arvan, et need kaks osakonda on need, kus Eesti koondis peaks nagu midagi saavutama, et vastuvõtja ja just side. Ülejäänud positsioonidele ju tegelikult on ikkagi väga-väga head mängijad olemas, et põhimõtteliselt sama nagu Eesti meestekoondisega, et meil on ülejäänud positsioonide komplekteeritus on hea, et nurk ja side on need, kes peavad ennast nagu tõestama hakkama. Ja Kajalina kohta nii palju, et mina tahaks isiklikult teada, et miks ta siis nüüd tagasi tuli, et kas ta
kas on ennast vaja natuke reklaamida järgmiseks või ülejärgmiseks hooajaks või mis see põhjus on, et seda oleks päris huvitav teada, et vahepeal pikalt vahele jätnud. Kusjuures sa mainisid siin reklaamist, ma küsin vahepeal Oliveril käest, kuna sul 2 esimest treenerit on ikkagi prantslased, kas sa oled endale nagu võtnud juba selle rolli, et sul võib olema alati tukk kenasti paigas ja sa tead, et Eesti meedia tihti pärast mängi võib ikkagi sinu juurde tulla? Sa praegu vaatad ja naeratad umbes, et no sa oled ju põhise Märdiga koos hakkate käima, et me juba peatreeneriga rääkisime, et sai Roosnale juba ühe intervjuu anda, et siis ma teda hoiatasin, et see Roosna ja siis on üks Rinaldo veel, et nad hakkavad pärast igat mängu sind pommitama, et need 2 nägu jätta meelde, et ma juba tutvustasin meie põhilisi võrkpalliajakirjanikke talle, et see töö on tehtud ja nagu sa tead, siis ega ma ei ole suu peale kukkunud, kui vaja, ma tulen teen ise, räägin need jutud ära. Andres, sama küsimus sulle, kuidas te Raineriga lahendasite, kas kivipaber käärid stiili abiga, et kumb nüüd hakkab meedia ees jutustama? Ei ole veel sükest asja teinud, et kõigepealt tuleb sinnamaani jõuda nüüd, et ajakirjanikud oleks huvitatud ka. Et siin tuleb hakata korralikult tööd tegema, et positiivseid kommentaare anda, et selles mõttes annab ükskõik kes, et peaasi, et need asjad positiivsed oleksid. Ma küsin vahel, et tänapäeval neid kodukontoris podcast'e tehakse nii, nagu tehakse. Mul tuli praegu Skype üles kiri, et internetiühendus puudub. Et ma saan aru, et teie hoolimata sellest, et mul ütleb, et internet ei ole, te veel kuulete mind ja saate aru täitsa, et ma olen olemas, jah? Ja, oled olemas. Väga hästi. Me rääkisime sellest sidemängija positsioonist, kui me nüüd naistekoondise juurde tagasi tuleme. Ei ole siis Kaisa Pahmatševi koondises, ei ole ka Liis Noormetsa, kes siin varasemalt on olnud teine sidemängija. On siis Julia Mõnnakmäe kõrval 2 verinoort tütarlast, Karoliina Kibermann Audentese võistkonnast ja samuti siis Helena Loos. Küsin Andres, Oliver, teie käest nüüd, kui palju teiegi teate neid noori ja kui suur tühimik ikkagi praegu Julia Mõnnakmäe järel veel tasemes on? No, eks see taseme vahe on selge, nagu, et seal ei ole ju midagi, aga eks me ole ju näinud siin meestekoondise juures ju samamoodi, et ega ju, et väga pikalt ju peale Kerti nagu on olnud nagu väga raske nagu saada, et eks see on siis nüüd kõikide nende noorte siis võimalus järgi jõuda, mööda minna ja eks see on nüüd natukene süke nagu Riva välja tõi siin sidemängijad ja vastuvõtjad just, et eks see on siis süke Eesti treeneritele ka väike süke meeldetuletus, et millistele positsioonidele meil on nagu puudujääke ja millele me tuleme, mille pealt ütleme siis mida peaksid natukene enda Eesti treenerid arendama, et seda kvaliteeti tõsta mängijatel ja mängijatel endale ka natukene motivatsiooniks. Et eks see tühimik on, aga selleks tulebki tööd teha, et see tühimik täita. Ma võin lisada, et kui Vessa siin enne rääkis, et vastuvõtt et see on hästi tähtis ja sidemängija roll, siis kui me seda listi ka vaatame, siis kõik muud positsioonid nii-öelda ikkagi kannatab nagu vahetuste ja vangerdustega ära katta, et isegi kui siin noored liberod ei pruugi hakkama saada, siis kindlasti näiteks Anu võib väga vabalt sinna positsioonile nihutada. Diagonaale on mitu, temposid on mitu, vastuvõtjaid ka on mitu, aga sidemängija puhul on ikkagi selles nimekirjas selge see, et kui Jüll ei mängi, et siis on ikkagi väga-väga keeruline üldse midagi teha, et kahjuks jah, meil hetkel see seis nii on, et tagal on tühi ja mina eelmine aasta ka Karoliinat natuke nägin seal laagrites, et tubli tüdruk kindlasti näeb palju vaeva, aga seda vaeva on ikka veel väga-väga palju vaja näha. Kui me vaatame Eesti naiskonda, peaks siis erinevalt meie meeskonnast sel suvel ootama ka ees Euroopa meistrivõistluste valiksari suve lõpupoole siis ja vastased Šveits ja Valgevene. Eesti on Euroopa edetabelis hetkel 25. kohal, Šveits 24. ja Valgevene suisa 12. 2 paremat pääsevad sealt edasi. Kas nüüd selle koondisega vaates otse sellele valikturniiril saab ikkagi olla ainult see eesmärk, et me pääseme edasi, et Šveitsist võiks meie jõud käia üle, Oliver? No mina arvan küll, jah.
et väiksemaid eesmärke kindlasti ei tohi seada, et kui kõik on terved ja see koosseis loksub paika, siis ma usun, et väiksemad eesmärke kindlasti ei tohi seada. No koroonaviiruse puhangu tõttu loomulikult me täna üldse veel ei tea, kas need koondised sel suvel kogunevad või mitte, aga kui nüüd peaks praeguse hetke järgi panema väljakule Eesti naiste koondise algkoosseisu, teeks äkki sellised väikesed, ma ei tea, kas ennustused või pakkumised. Ma olen nõus ise alustama. Sidemängija Julia Mõnnakmäe nurkades. Ma arvan, et täna ikkagi tänu oma võimsusele juba Kristiine Miilen võiks ehk olla esimesena, kõrval siis kas Anu Ennok või Nete Peit. Temporündajatena ilmselt Liis Kullergan, Eliise Hollas, mõlemad ju ikkagi mänginud aastaid välismaal ja üsna korralikes liigades. Libero siis ilmselt Natali-Anette Haidla või Anu Ennok. Ehk siis siin ongi nüüd see küsimus, et kui nurkadesse panna jälle Miilen ja Peit, siis saaks Liberona kasutada ka Anu Ennokit. Esmalt Rivo, lasen sulle üle pika aja midagi öelda. Kuidas sulle selline algkoosseis tunduks? No, ma olen sinuga täitsa nõus. Et nii ta ilmselt peaks minema, et eks seda näitab muidugi aeg ja treeninglaagrid, aga umbes selline nimekiri oli ka minu peas, et sidemängija koha pealt kindel, esimese tempot peaks ka olema üsna kindlad, on ju. Seesama, mis sa ütlesid siin, nurgad ja libero, et see on nüüd mõttekoht, et kes kuskil nagu mingil hetkel kasulikum on. Ja diagonaalina siis unustasin vist mainida enne, et Kertu Laak oleks minu selline valik. Oliver, sul on täna hea võimalus, sa ei ole enam ise naistekoondisega seotud, sa ei pea kartma seda, et augustikuus tüdrukud tulevad, vaatavad otsa, ütlevad, Oliver, miks sa mind algkoosseisu ei taha panna. Milline selle sinu optimaalne ennustus täna võiks olla või nägemus? Ma nõustun sinuga, mis sa tegid, et sa ütlesid need minu variandid ka ära, et kindlasti ma kaaluks tänasel hetkel, kui läheks ikkagi raha peale mänguks, siis ma kaaluks Anu kasutamist liberona puhtalt selle pealt, et mitte siin noori liiga suure surve alla panna ja teadmata, et kas nad peavad sellele vastu, aga kui on nüüd oleks nagu pikk suvi aega, ütleme see hõbeliiga läbi mängida, näha, kuidas Natali näiteks hakkama saab järjest mängudes, et kui ta sellega hakkama saaks, siis võib-olla ka kvalifikatsioonis julgeks teda usaldada. Aga kui kohe homme peaks minema elu peale mängima, siis ma esialgu läheks Anu liberosse ja siis arvatavasti Nete ja Milka nurgas. Ütleme siis ka kuulajatele, et Milka ei ole sugugi mitte ainult see šokolaad, mis meile kõigile hästi maitseb, vaid ka Kristiine Miileni hüüdnimi on juhtumisi Milka. Andres, ole hea, ütle oma selline nägemus või arvamus, oled sa ka enam-vähem nõus või näed sa siin mingeid väga selliseid võimalikke ja reaalseid teistsuguseid variante ka? No praegult on väga raske öelda, et mingid selliseid üllatuslikemaid, et need on nagu suhteliselt kindla peale minek ja nagu Oliver ütles, et oleks terve suvi aega, oleks palju mänge, oleks sellised pikad laagrid, et siis võivad avaneda väga kindlalt mingid inimesed, või nagu sellised uued tulijad, aga praegult kui sa nii ütled, et eks ma ise arvan samamoodi, et jäävad ikkagi selle põhituumiku peale ja väikeste vangerdustega niimoodi, et täpselt Anu vastuvõtu peale ja saaks nagu võib-olla natukene rünnakus siis juurde Kristiine poolt, et siis ma jätaks praegu samamoodi, nagu sa alustasid, et oleks jah, suvi vähe pikem ja teatud mõttes siin väike lootus on juunis ka laagrit teha, et kõik oleneb nüüd sellest, kuidas see kriis siin mööda läheb ja kuidas alustada saaks, aga praegult pigem jätkaks selle tuumikuga, nagu see on olnud. Üks küsimus, mis minul veel tekkis, kui ma vaatasin puhtalt sellele nimekirjale peale, 22 mängijast 11 mängivad täna ikkagi välismaal ja siis meil on 4 mängijat Eesti 2 hetkest tugevamast klubist. Me teame, et need on amatöör tasemel mängivad klubid, aga siiski TalTech Tradehouse'ist 3 ja Tartu Ülikool Bigbankist 1 mängija. Ja siis meil on suisa 7 mängijat siis noortevõistkonnast, Audentesest ja Tallinna Ülikoolist. Kas need käärid ei ole täna liiga suured, et me kaasame küll noori,
aga samas need, ütleme, kõige tugevamad, kes meil siis põhituumiku moodustavad, on ikkagi hoopis teisel tasemel veel, kui need noored või sellist probleemi, Oliver, näiteks sina ei näe, olles eelmisel aastal juba üsna sellise sarnase programmiga seda koondisuve alustanud. Ja ei, ma ei näe seda probleemi, et nii või naa, nagu sa ütlesid, siis põhituumik kõik mängib välismaal ja ütleme need, keda me sinna tugevduseks saaksime siit Eesti liigast juurde võtta, siis väga paljudel ikkagi on keeruline täisprogrammi kaasa teha, et 2 korda päevas treenida, laagris olla, elada hotellis, kellel on pered, kellel on ülikoolid, kellel on tööd, et pigem siis võtta need professionaalid ja võtta need noored, kes ei ole veel muu eluga nii palju hõivatud. Täisprogramm, kõik on koos, teevad trenni kogu aeg ühtemoodi, et ma arvan, et see on kokkuvõttes kõige parem lahendus ja eriti hea lahendus nii-öelda ikkagi nendele headele noortele. Ma arvan, et siin ei ole väga palju listis, väga palju tüdrukuid, kes on krediiti saanud. Pigem nad on hetkel nii head, et nad on selle listi kuulumise nagu välja võidelnud. No tuletame meelde siis taustajõud ka kuulajatele. Peatreener uus Lorenzo Micheli, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andres Toobal, nii nagu ütlesime. Aga nüüd siis need päris uued nimed, üketreener Alessandro Orefice ja füsioterapeut Giuseppe Pigliacampo. Andres, oskad sa juba hääldust parandada? Ei oska. Rivo. Sul on hea inglis või see hea itaalia keel küll. Mul on perekonna nimi ka itaaliapärane, sealt see tuleb hääldus ka, emapima kaasa. Rivo, milliseid itaaliakeelseid sõnu sina palju maailmas ringi rännanud mehena oskad Andresele kohe öelda, et millega tasub nüüd Lorenzo juurde võib-olla esimesel sellised silmast silma kohtumisel vastu minna? No Andresel on ju terve aasta seda praktikat praegu selja taga põhimõtteliselt, terve hooaeg. Tõsi. Ise ka. Buongiorno, Giuseppe ja pizza ja värg, nagu ikka. Pane meeter, õpi ära sõna pane meeter itaalia keeles. Nii, Andres, mis sõnad need itaalia keeles siis juba selged on? Üldjuhul ikka tulevad need ropud sõnad esimesena, et ega selles mõttes treenerid ka vahest oma keskis ikka on emotsionaalsed ja eks need tuleb rohkem ja ega tegelikult neid itaalia keelseid sükseid kas kiitvaid või laitvaid asju on tulnud ju ennemgi, et ega Gianni ju kasutas ka suhteliselt palju. Kui ta tahtis vältida ingliskeelset roppusi või sükest kerget vandumist, siis oli lihtsam lasta itaaliakeelsed välja ja seda enam, et Mirko Fasini oli ka ju seal kõrval mees, kes kõigest aru sai. Et siis eks midagi ikka teada, aga kas seda on vaja kasutada, see on teine teema. Ja naiste teema lõpetuseks olgu ikkagi mainitud, et kui siin sai juba räägitud niiditõmbajatest, siis Mihkel Sagar, ainus mees taustajõududest, kes siis on võrreldes eelmise naistekoondisega jäänud samaks. Oliver, julged sa kinnitada seda, et ei ole ühtegi asja, mida Mihkel koondises ei teaks? Mõni ikka on. Kui sa nii ütled. See väga napisõnaliseks jäi praegu, Oliver kahtlaselt napisõnaliseks jäi see vastus praegu. Ei saa, Mihklit ei tohi üle hinnata, peab hoidma nii-öelda, ei tohi mugavaks lasta teda, et tal peab ikka olema ora kogu aeg, et ta ikka samamoodi edasi paneks, nagu ta siiamaani on seda teinud. Väga hea, nii väga õige. Võt, Eesti päraselt tõmbame teema lõpetuseks ikkagi natukene tuure maha, eks ole. Väga hea, ma arvan, et kui Rivol siin enam midagi naistekoondisele lisada ei ole või on? Ei ole suurt midagi lisada, et kahju muidugi, et mängida nüüd ei saa kohe ja trenni ei saa teha, aga tulevik näitab, et mis sealt tuleb ja mis sealt ei tule. Hästi, siis teeme siia vahel ära küsimusmängu ja läheme edasi juba meeste rahvuskoondise juurde. Küsimusmängu toetaja on teamshield.com, oma disainiga spordi ja vaba aja riided. Ja nüüd siis tuleme Team Shieldi küsimusmängu juurde. Eelmise nädalal oli meil külas Tõnis Niinemets. On väga meeldiv oli vaadata, et väga palju oli sellel saatel kuulajaid ja eks Tõnis kindlasti oskas neid kuulajaid ka kuulama meelitada ja oli ka millest rääkida õnneks. Aga küsimusmängus küsisime siis, kellega koos moodustasid Tõnis Niinemets ja mina 2016. aastal toimunud Mustamäe Rannavalukeskuse ehk Grade 24 areena avamisel 4-liikmelise võistkonna show mängul.
mida peab nüüd tõsi siin tagantjärgi lisama, et see väljak oli olemas ka enne, aga kuna sealt tehti natukese suuremaks asi ja pandi vist ka Grade 24 areena talle nimeks, siis seda nimetati justkui avamiseks ja vihjana siis lisasime, et üks tuntud spordiajakirjanik oli üks nendest mängijatest ja teine oli näitleja ja tänane teatrijuht. Oliver, kas sina tead, kellega koos mina ja Tõnis siis sellel väga olulisel showmängul mängisime? Ei tea, ei hakka pakkuma. Väga hea. Rivo, kas sina tahad proovida? Ei taha. Minust Rivo olid ise kohal ka. Olin, ma ei mäleta enam, nii ammusid aegu. Selge, ütleme siis ära, Henrik Toompere junior ja Peep Pahv olid need näitleja ja spordiajakirjanik. Õige vastuse leidsid internetist üles või teadsid niisama 11 inimest. Oliver, sina oled meil täna nii-öelda kõige rohkem saate külalise rollis. Ole hea, ütle üks number 1-11. Number 4. Number 4. Aare Alba on meie saate võitnud teist korda saate ajaloos, aga Aare kirjutas loomulikult meile ka toreda loo, kuidas ta seda internetist otsis. Ega Aare ilmselt ei ole selline maailma esiotsija olnud Google'ist veel, aga tänu sellisele saatele ta ka areneb sellel teemal ja ta ütles, et kui ta peaks uuesti võitma selle küsimusmängu, siis ta annab särgi pojale. Nii et ma arvan, et järgmisel suguvõsa kokkutulekul, mis toimub siis ilmselt pärast koroonat umbes järgmisel suvel või ülejärgmisel suvel, siis on juba kogu see suguvõsa on meie legendide erilahendusega spordisärkidega seal koos ja küllalt teevad meile pildigi. Aga uue nädala küsimus on meil välja mõeldud ja et natukene ikkagi ka oma tänast saatekülalist veel tõsta kõrgemale, kui ta muidu on, siis küsime meenutuseks, kui pika võiduseeriaga sai Oliver Lüütsepp Agavolley peatreenerina sel hooajal hakkama. Saatke vastused nagu ikka info@võrkpall24.ee ja Võrkpall24 Facebookile sõnumitesse, kuni siis järgmise nädala kolmapäevani neid vastuseid ootame. Ja olgu siis öeldud, et alati need, kes võidavad küsimusmängu, neid ootab juba ees Võrkpall24 portaalis võrkpallisaate alamrubriigi all selline info, kuhu ja kuidas tuleb kirjutada, et see särk siis ka endale lunastada. Meie aga läheme siit edasi järgmise teemaga ja see teema on meil Eesti rahvusmeeskond. Nii, rahvusmeeskond on samuti selgunud siis kõik need kandidaadid, kes Cedric Guénardi käe all hakkavad mängima, kui see koroonaviirus peaks siin ikkagi lähiajal läbi saama. Rivo, sa kuidagi vahepeal vähemalt minu Skype'i siin ekraanil vahetasid kohta. Räägi, kas see on mingi selline jälle Igor Mangilik olukord või juhtus see juhuse tahtel? Midagi siin elus ei juhtu juhuse tahtel, Karl. Kõik on arvestatud. Feng Shui oli paigast ära. Läksin jah, keerasin natuke ennast päikese poole. No tuletame siis kuulajatele meelde põhiasja, mis ilmselt siin ka seda koondist vaadates võib välja tuua, et Cedric Guénard on ikkagi järgmise aasta EM-ile mõeldes ja ka sellele mõeldes, et see EM toimub meil siin kodus Tallinnas, vähemalt alagrupiturniir ja võib-olla ka üks play-off mäng. On võtnud kampa kõik kogenumad mehed eesotsas Gert Toobali, Keit Puparti, Martti Juhkami, Ardo Kreegi, Oliver Venno, Andrus Raadikuga. Kuidas teile see suures pildis see koondis tundub? Rivo, ma annan esmalt sulle sõna. No nagu enne ütlesin ka, et ega sealt mingit suuri üllatusi ei ole. Et võib-olla seal nurgameestest on, kes välja jäeti, kes ei jäetud, aga treeneril jälle on oma nägemus asjast ja suht sama koosseis, mis eelmine EM, ainuke probleem minu silmis on see, et kõik mehed on vanemaks jäänud, et kuidas seal ja ka liigad, kus nüüd see aasta mängiti, ei olnud kõikidel just kõige paremad ja hooajad olid ka nii nagu olid, on ju. Ja raskeks teeb kogu selle pulli minu arust see, et nüüd see suvi praktiliselt mängida ei saagi selle koondisega kokku, et kokku mängu poole pealt jääb kindlasti kõvasti puudu, aga on hea, et nad eelmine kord olid koos, et see nagu natukene stabiliseerib seda asja, et muidu oleks ikka päris raske niimoodi minna, et kui oleks enamus ikka uued näod ja siis panna ilma mingisuguste trennideta asjadeta, sest keegi ei tea, millal sinna saab trennid tegema, aga üldkokkuvõttes nagu uudiseid ei ole või selliseid üllatusi, et sama stabiilne nagu ta oli eelmine kord või ebastabiilne, et eks seda jälle aeg näitab. Oliver, ole hea, räägi, kas see
see mulje, mis jääb seda koondise nimekirja vaadates, et on ikkagi Enard võtnud selgelt oma esimeseks prioriteediks selle järgmise aasta EM-finaalturniiri ja ta on ka selle valiku teinud siis lähtuvalt sellest, et järgmisel aastal tõesti maksimum välja võtta koondiselt. Et kas seda te ka omavahel arutasite, kui te neid nimekirju paika panite? Ja, et jutt on ikkagi kogu aeg käinud nii-öelda projektist EM-finaalturniir, et siis, mis algab juba nagu selle suvega meie jaoks, et nii nagu sa just ütlesid, täpselt nii ongi. Ja muidugi peatreeneril, eks nüüd esimene plaan oli meil selleks suveks natuke teistsugune, et nimed oleks olnud samad, aga lihtsalt kuidas me tänasel hetkel on see, et kui me ükskord kokku saame, siis kõik need mehed tulevad laagrisse, aga esimene plaan oleks teistmoodi, et ütleme, üks noorem seltskond oleks suve keskel teinud nagu omaette laagrit ja nii edasi, et igal juhul peatreener tahab näha kõiki võimalikke variante oma silmaga üle saalis, et mis võimalused on ja kes siis hakkavad nii-öelda rohkem välja kooruma selleks, kes hakkavad valmistuma järgmine aasta seal finaalturniiriks. Kas kõik mehed nõustusid kohe koondise tulema ja kutse vastu võtma või tuli seal ka läbi arutada mingite meestega mingid küsimused? Nagu teada, siis 2 meest on kaitseväes, et nende puhul on see konks, et arutasime ka juba, et võimalusel nad ikkagi mingil hetkel käivad laagrist läbi, et tutvust teha peatreeneriga või üldse treeneritega ja näidata, mis nad siis natukegi, kui sa kaitseväest tuled, mis sa seal ikka näitad, aga nii-öelda väike tutvumine. Ja siin on vist Türgi on veel lahtine, et seal ei ole hooaeg ära lõpetatud, et võib juhtuda, et siin Olku peab suvel minema medalite eest mängima, et sel juhul tulevad ka mingid erijutud Oliver Vennoga, aga see kõik on nii lahtine, et lihtsalt täna ei oska selle kohta midagi öelda. Aga Robert Tähel on ju praegu samaseis, ma küsin vahele, Robert Tähel on ju praegu vist samaseis, et Itaalia liiga me ei tea, kas, kuna ja millal üldse lõpeb, kuigi vaadates seda ikkagi epideemia levikut seal Lõuna-Euroopas, siis mul tundub küll 100% kindel, et seal ei jätkata mängimist. Ja vist Itaalias lihtsalt ei olegi nagu mingit kuupäeva, ma ei tea, kas on paika pandud, aga Türgis on vist reaalselt jutt ongi juulikuust, et nad tahavad juulikuus mängida ära selle hooaja lõppu, et seda on nagu juba seal nagu välja hõigatud, et kas see tuleb või ei tule, et eks siis saab näha ja kuulda. Aga üldiselt et ma täpselt ei tea, et peatreener rääkis nii-öelda varasemate põhimeestega ja kogenenud meestega. Mina rääkisin läbi nii-öelda nooremate meestega ja need olid küll kõik väga motiveeritud ja valmis kohe tulema. Sa mainisid siin 2 kaitseväkke minevat meest, need on siis Märt Tammearu ja Renet Vanker, ütleme sellega kuulajatele ära. Kas nemad ikkagi suudeti toppida sinna spordiroodu, et nad ei pea päris 9 või 11 kuud olema kaitseväes? Ja ei, tänase seisuga peaks olema kõik korras, et neil on see juuli-august ja mingi osa võib-olla septembrist ja siis saavad oma koduklubide juures normaalselt jätkata. Kas see võrkpalli sa paned, Oliver, neile isiklikult mõlemale sinna kaitseväe kotti, et see oleks olemas? Ei ole, ma ei tea, seda vist ma ei tea, kas saab kaasa võtta. Et Top, sa mäletad, me käisime koos, et kas meil võisime võrkpalli kaasa võtta kasamusse või võid? Ei tea, sellega seal kapis nii palju ruumi ka ei ole ja siis kui meie ajal oli, siis kindlasti tohtinud, siis ju võeti kõik mobiilid ja kõik asjad ära, nii et tänapäeval on luksus, sulle jäävad ju kõik asjad alles. No võib-olla saab siis, aga ma ei usu, et sa seal mängida tohid sees vähemalt. Pigem on varem vaja arutada seda, et kus Märt saab normaalselt trenni teha, et kui nad õhtuti välja saavad, ütleme paariks tunniks, et kuna siin alustab näiteks Selver treeninguid, et kas on võimalik, et Märt käib ja harjutab nendega või midagi taolist, et eks see on ka klubide vaheline kokkuleppimine, aga igal juhul tuleks vaadata, et meestel oleks võimalused olemas nii palju, kui siis kaitsevägi võimaldab trenni teha. Kas sidemängija Renet Vanker viiaks ikkagi sidepataljoni? Ma arvan, et nad mõlemad ikkagi lähevad sidepataljoni, jah. Hea küsimus. Nii et Märdist on oodata ka võib-olla ikkagi vähe pehmemate kätega mees tulevikus. No Renet peab kellegile sidepataljonis ette ka tõstma, nii et siis on Märt selleks, kellele ette tõsta.
Kui nüüd tõsisemalt rääkida, Müncheni Bayerni võistkond oli siis üks esimestest Euroopa tippklubidest spordist, kes hakkas juba uuesti koos treenima, olgugi, et ütleme see pandeemia ju tegelikult veel oma haripunkti Euroopas ei ole jõudnud. Kas nüüd tõsiselt on ka räägitud Eesti Võrkpalliliidu sees või treenerite vahel, et mingid sellised variant B-d, et kuidas ikkagi võiks koondis kokku tulla ja hakata koos harjutama, kas või siis nii, nagu mulle tundus, et seal Bayern harjutus, et oldigi suurte vahedega, tehti mingeid harjutusi, aga et vähemalt tehti koos ja harjutati ikkagi. No täna tuli ka uudis läbi, et Inglismaal Mourinho läks 3 mehega parki trenni tegema ja seal ollakse väga verised selle peale, et ka klubi on pettunud, et selline nii-öelda reeglite vastane tegevus, et siin peab väga ettevaatlikult vaatama kõigepealt, et millised reeglid on vabariigis kõigepealt ja siis teine asi on see, et kes kus nagu elab praegusel hetkel, et me võime ju mõelda, et me teeme mingid kogunemisi väiksemates gruppides, aga sel juhul tähendaks see ka võib-olla mingit majutamist kuhugi ja hotellid kõik on kinni, et nii edasi vaatame nädala kaupa, kuidas need asjad lahenevad, et ma tean natuke, mis Soome koondis planeerib ja teeb, et seal on sama info praegu mängijatele, et võimalusel alustatakse väiksemates gruppides ja üldse eri linnades, aga kõik on nii-öelda esialgu küsimärgiga, et me pigem üritasime seda laagri algust panna võimalikult hiliseks, tänasel hetkel on see 22. juuli, et lootes siis selleks ajaks on kõik asjad nagu maha rahunenud ja saab normaalselt hotell avatud, spordihoone avatud ja kõik läheb nii-öelda nagu normaalselt radapidi, et me ei pea mingid eriolukorda nii-öelda laagris tekitama iseenda jaoks. Kui nüüd peaks juhtuma nii, et Markus Keel läheb isa Aavoga jahile seal kuskil treeninglaagri ajal ja ütleme Robert Viiber on ka ära ja Renet Vanker on siis kaitseväes, kas siis ikkagi Andres Toobal tuuakse naistekoondisest üle meestekoondisse? Andres, hüpata saad? Joosta saad? Ma ei saa joostagi veel. Nii et... Tegelikult ma tegin paar esimest sörki, tegin nüüd mõne päeva tagasi, aga see on ka kõik. Et ma arvan, et tast on seal naistekoondise juures hetkel rohkem kasu kui meestekoondise juures. Selge, väga hea, ilus vastus. Läheme siis meestekoondisega edasi. Praeguse kava järgi meie meestel siis ühtegi ametlikku mängu ei ole tulemas, kuna ilmselt ka Euroopa Kuldliiga jääb tänavusel aastal ikkagi ära. Küll siis praegu on planeeritud mingisugused laagrid ja kontrollturniirid. Me räägime siin siis juulikuu teisest poolest, augustikuust, kui ma olen õigesti aru saanud. Kuidas nüüd teile tundub, vaadates seda nimekirja, millised need kõige ohtlikumad kohad tänasel päeval on? Rivo, ma tean, sul on alati igal teemal konkreetne arvamus. Kõige ohtlikumad kohad on samamoodi nagu naistekoondisel on sidemängija ja siis nurgaründajad. Jah, räägi, Karl. Minule tundub, et kui me sidemängija positsioonist oleme rääkinud, siis kindlasti Gert Toobal nüüd aastatega võib-olla paremaks ei ole läinud, pigem see vorm aastatega langeb, õnneks see langus on olnud väga minimaalne, nii nagu ma olen asjatundjatelt aru saanud, aga Markus Keele puhul ma julgeks see aasta vaadata juba natukene optimistlikumalt sellele olukorrale otsa, et Markus ju mängis ikkagi Belgias üllatuslikult põhiturniiri võitnud Asti Lindemann siis alistati seal siis põhiturniir muuhulgas ju Maasigi Greenyard ja Roselaare meeskonnad, kes mängivad meistrite liigas ja kuna Keel seal sai ka üsna palju väljakule, siis mulle tundub, et järelikult ta on seal rahvusvahelisel tasemel või on sinna juba väga lähedale jõudmas. Eks seda ole näha jälle, et Gert on täna ikkagi mina arvan, et ta on parem ja mitte natuke parem, vaid ikka palju parem, aga Markus kindlasti areneb edasi ja eks seda näitavad need kontrollkohtumised, mis on ja mis ei ole, aga minu kartus on ikkagi see, et kui Gerdil on kehva päev või Gerdiga kuskil midagi peaks juhtuma, siis järgmine mängija on meil ikkagi nõrgem, kõvasti nõrgem. Samamoodi nurgaründajatega. Räägime sidemängijad kõigepealt lõpuni, Rivo. Ma loodan, et sa oled nõus minuga. Jaa, aga seal ei olegi midagi suurt enam rääkida, et Renet Vanker on juba kindlasti ka nõrgem, kui on Markus Keel ja ega rohkem ei olegi. Robert Viiber on ka.
Viiper ka, Viiper, ma ei teagi, ma ei oska tema kohta nagu midagi öelda, kommenteerida, et pole näinud ja pole kuulnud väga ja ei tea. Aga küsime Andrese käest. Andres, sinu käest mitte kui Gerdi noorema venna käest, vaid kui sidemängija käest. Kuidas sulle hetkel tundub Gert, Markus ja ütleme siis Robert eelkõige ilmselt? Kuidas see jõudude vahekord tänasel päeval võiks olla? Kuigi ma olen kindel, et ega sinagi vist nüüd Markuse mängi üle liiga palju ei ole näinud, et me kõik natukene siin õunte pealt arvame. No tegelikult ma natukene nagu seda Belgia liigat siin enda sükest huvist jälgisin, mitte nüüd päris terveid mänge, aga mingid highlight'e ja asju siin vaatasin, kui siin tulid need üles ja tegelikult ühte mängu ka, et täitsa vaatasin nagu siuke pool mängu ära, et selge see, et Belgia liigas see on siuke ebamugav liiga, et me tegelikult eile siin Rivoga sel teemal korraks arutasime ka, et see on siuke liiga, et seal on kindlasti 3 siukest vähe või 4 siukest tugevamat võistkonda ja siis on natuke nõrgemad, aga nad on hästi-hästi ebamugavad, et sa pead olema, et Raimo Päevsalu minu arust on ka kunagi kommenteerinud seda, et sa ei saanud nagu mitte kunagi lõdvaks lasta ja ma arvan, et see on andnud päris palju Markusele juurde, et loomulikult me nüüd näeme nagu, kuidas ta koondises nagu toime tuleb ja tegelikult selle väikse vihje, et samm on edasi tehtud, andis ka see Hollandi vastu mäng Tartus, kus seal natuke nüüd nooremad mehed said platsile ja me räägime siis eelmisest kevadest ja Euroopa Kuldliiga, eks ole, sellest alagrupi turniirist. Just, et seal oli näha, et tegelikult nagu on nad valmis küll, see lihtsalt point ongi praegu selles, et see oli üks mäng, et kas sellist stabiilsust, et kui on vaja nüüd mitu mängu järjest mängida ja see niimoodi tuleb, on ju. Et kindlasti sealt on see vahe on nagu Gerdiga võrreldes väiksemaks läinud. Viiberist kahjuks praegult nagu ei tea eriti midagi, et eelmine aasta nii palju, kui ma ise seal koondise juures olin ja nägin neid trennides, siis võib-olla natukene ise lootsin rohkem, et pärast seda aastat seal Tšehhis ma lootsin, et natukene on Viiber vähe pikema sammu edasi teinud, et see aasta nüüd näeme, kuidas sellega lood on, et temast nagu väga palju midagi kuulda ei ole olnud, et selge see, et Renetiga ise seal trennides juures olles, siis on nagu, kindlasti on tema siis nagu see 4, kellel on vaja kõige pikem samm teha seal, aga tõesti, et seal on nagu selliste, võime öelda, et see 4 meest on nagu kõik sellises langevas trendis, aga nad on ka noored, et sidemängija, kui vaadata, mis vanuses nagu sidemängija võiks see siuke hea aeg olla, siis kõigil meestel on nüüd aega sinna jõuda, aga nüüd oleneb sellest, et mis hetkel nad need tuleristed saavad kätte, et kui kaua Gert seal ees neid jõuab nagu vedada, et selles on, ma arvan, küsimus. Ma lihtsalt küsin üle, et Andres, sa ei pidanud silmas, et langevas trendis on kõik 4 meest, et kõik on minemas ainult halvemaks praegu. Ja ei lihtsalt, et praegu tase on selline, et kui sa paned nad mingitele nii-öelda astmetele, siis kõik mehed on järjest niimoodi, et neil on kõvasti sinna Gerdini minna nagu on maad, aga eks neil on siuke hea nagu mentor, ma arvan, ees ja Gert ei ole nagu kitsiga neid aitama trennis, et ta on kindlasti selle suunitlusega, et ta üritab ise hästi mängida ja ka teisi edasi aidata, et loodame, et see õnnestub, aga selge on see, et seal on sellist kerget tühimikku veel vahel. Oliver, kuidas sina seda sidemängijate positsiooni olukorda meie koondises hetkel hindab? No selles mõttes, kui me enne siin arutasime naiskonna kohta, et seal on Julia esimene ja siis on ikkagi väga raske seis pärast on nagu see auk on nagu väga pikk, siis ma arvan, et meeskond selles mõttes on nagu ikkagi paremas seisus, et see asendus Gerdile on ikkagi kõrgemal tasemel võrreldes naistega, aga raske on siin praegu midagi niimoodi öelda, et täpselt, et Markus ja Viiber, et kui palju nad on edasi arenenud, et ei ole meist keegi, ma arvan, neid mänge nii põhjalikult vaadanud, et ainuke kahju on see, et ongi jälle see Euroliiga jääb ära ja neid mänge tuleb nii palju vähem, et oleks saanud siin ühele või teisele mehele Gerdi kõrvalt anda mänguaega ja seda kogemust on neile vaja ja just nimelt selle nagu koondise eest mängides ja nende meestega mängides. Üks asi on see, et treenerid saavad
parema pildi mängijatest ette, teine asi on see, et need samad mängijad saavad seda kogemust ja koondisest väljakul olemist, et siis nagu ikka mäng on see kõige parem, mitte trenn, aga arenemise koht. No ma ütlen siis kiiresti ära ka, Gert Toobal tänavusel hooajal Tartu Bigbankis mängis, Markus Keel, nii nagu ütlesime, Alsti Lindemann, siis Robert Viiber Tšehhis, Odolena Vodas ja Renat Vankel siis Tallinna Selveris. Nüüd võtame ka ette selle kuulsa nurgaründajate positsiooni. Oleme siin ka oma saates varasemalt rääkinud, et meil nurgaründajaid on täna ikkagi koondises nii-öelda kandideerimas, võib vist öelda rekordiliselt palju. Me siin kunagi lugesime kokku, neid oli kuskil seal 10-15. Aga valikusse siis lõpuks jäid sellised mehed, Robert Täht loomulikult Perugia võistkonna liige, Kristo Kollo Rumeenias Galatis, siis meil oli siin Keit Pupart Saaremaa võrkpalliklubist, Albert Hurt, Märt Tammearu, Stefan Kaibalt Tartu Bigbankist, Andrus Raadik Tuneesia liigast Sfaxeni võistkonnast ja Martti Juhkami siis Friedrichshafenist. Rivo, ole hea, ütle, milles sinu mure tänasel hetkel seisneb seoses nende nurgaründajatega? Minu mure esiteks seisneb selles, et nagu ma ütlesin, et siin mehed jäävad järjest vanemaks ja kus nad nüüd järgmine hooaeg mängib hakkavad, seda ei tea keegi, millistes liigades. Rumeenia liiga ei ole maailma kõige tugevam. See, kus Raadik mängis pool hooaega vireleste seal Türgis, siis läks Tuneesiasse, ka jälle selline küsitav on ju, mis tase ja kuidas seal on, kuidas nende trennidega ja asjadega seal lood on. Robert istus põhimõtteliselt terve hooaja pingi peal ja küll ta sai trenni teha kõrgel tasemel, aga mängukogemust nagu ta sealt suurt ei saanud. Martti oli vist täna ainuke selline, kes mängis keskmise tugevusega ja tugevusega liigas ja mängis ka, et tegi seal Saksamaal korraliku hooaja. Keit Pupart pole esimeses nooruses Saaremaal mängis Eesti liigas, palju sa neid tugevaid mänge saad, on ju. Euroliigaga oli ka, läks nii nagu läks, et tegelikult ega neil seal ju tugevaid vastaseid ei olnud, et välja arvatud siis see viimane kurikuulus Itaalia klubi, et ülejäänud ju olid ikkagi nende jaoks, ka see Hispaania võistkond tegelikult oleks pidanud nende jaoks olema lihtne võit, et minu kõige suurem mure ju küsimus on see, et kui heal tasemel nad siis lõppkokkuvõttes ikkagi on peale seda hooaega, kus olid liigad sellised küsitavad ja peale seda, kui nüüd suve ka ei tule vahele põhimõtteliselt ja mis saab järgmisest hooajast, et see ongi minu kõige suurem nagu küsimus. No Robert Tähe puhul ma küsiksin sinu käest üle seda, et sa ütled, et alati see mängimine on tähtsam kui treenimine. Samas, kui me vaatame puhtalt neid kordusi, et nädalas teevad, eks ole, meeskonnad trenni, ütleme pallitrenni 5-6 korda võib-olla orienteeruvalt, aga mänge on nädalas ikkagi reeglina 1. Et kui Robert sai aasta läbi treenida maailma ühe parema kui mitte parima võistkonnaga, kus sul oli igale positsioonile väga kõvad vastased, et kas siis see ei tähenda ka seda, et ta ikkagi isiklikult kindlasti võis siin edasi minna. Oliver, ma näen, sul on ka juba näpp püsti. No nii nagu sa õpetasid saate alguses, et tuleb näpp püsti panna, et siis me ei hakka üksteist segama. Just. Ja, aga kui sa nüüd Robi käest küsid, et kui palju nad reisisid siin hooaja jooksul, eriti kui Champions League oli nagu alagrupi faasis ja nii edasi, et kas neil ikka jäi 5-6 korralikku trenni, et pigem on see, et nad mängivad ära, siis nad reisivad, siis on mingid aastal treening, et ei pruugi neid korralikke mängulisi trenne nii palju kindlasti tulla, pigem on neid 2-3 nädala jooksul ja kui sa mängida ei saa, siis mäng on ikkagi teine asi. Väga hea, see oli Oliver. Sama, mis ma tahtsin öelda, et minu arust eelmine saade, kui me tegime või siis, kui meil oli Robert Täht, siis ka tema kurtis just seda poolt, et ta ütles, et ta ei saanud tegelikult teha trenni. Sest trennid olid ka nii, et osad seal olid trennis, osad ei olnud, sellist meeskondlikku trenni oligi ülivähe, et see ongi see point, et miks mina mõtlen just ka Robert Täht, et tema jaoks või nagu Eesti koondise jaoks ei olnud Robert Tähe hooaeg nagu ideaalne või kõige parem. Okei. Võtame järgmised mehed, kõigepealt need, kes siis nurgaründajatest eemale jäid. Ütleme Rauno Tamme, vist nii nagu me siin eile ka omavahel natukene põgusalt rääkisime, et kui ei ole Rauno Tammet koondis, siis on nagu natuke imelik tunne, et Andres, sina oled seal koondisest sees olnud, et tema vist oskab seda siin meeleolu luua ja samast oli ka alati selline mitmekülgne mees, kes esialgu tuli liberona koondisse ja Emil käis juba nurgaründajana siin eelmisel sügisel.
Ja, et minu sõber Rauno Tamme, et selles mõttes jah. Meie kõigi sõber, Andres, meie kõigi sõber. Just, et selles mõttes jah, temaga oli tore, et ta on selline võistkonna mees ka, et ta kunagi ei pahanda, kui ta isegi platsi peale ei saa, aga ta hoiab sellist toredat võistkonna vaimu üleval, et ma siin tegin nalja, et kui Tammet ei ole, no siis ei ole midagi, et siis on ebaõnnestunud kõik, aga ei, tegelikult ma ise Tammega rääkisin ka, et ega ta ütles, et loomulikult, et kui oleks saanud, siis ta oleks läinud ja aidanud nii palju kui oskab ja saab, et aga noh, see on selline valik ja eks ega tal ka lihtne hooaeg selles mõttes ei olnud seal Saaremaal, et mängida alguses võib-olla veel, aga pärastpoole ikkagi jäi väga väheseks, et korraks veel siin, kui Rivo ütles Rumeenia kohta, et siis ma arvan, et Rumeenia tegelikult viimaste aastatega on see tase on päris palju kõvemaks läinud, et ma tahaks loota, et Kollol olid, kui nii palju, kui ta mängida sai, et need olid nagu korralikud mängud, et tegelikult ise nagu natukene siin uurinud Rumeeniast ja kuna mul siin paar aastat tagasi oli endale pakkumine, siis ma käisin läbi need võistkonnalistid, et tegelikult see Rumeenia liiga, ma arvan, et on viimase 3-4 aasta jooksul päris kõvasti üles läinud, aga väiksed sellised, mitte üllatused, aga seal nurgaründajate osas, jah, ega sinna võib ju panna sinna veel mõnda teist mehi, aga ma nüüd ei oskaks öelda küll, et kes nagu mänguliselt kohe siis annaks nii palju juurde, et see valik oleks nagu õigem, et loomulikult Selveri treenerina, ma tean, et Oliver Orav on enda asjadega seotud ja ta tõenäoliselt ei osaleks seal enne, Karli Allik oli kindlasti tohutult motiveeritud selle nimel, et sinna uuesti saada ja pääseda. Ja ta on selline hull tööinimene ka, et ma ise natukene lootsin, et ta saab selle uue võimaluse pärast mõnda aastat siin seda pausi, kui ta sealt koondises viimati oli. Aga selles mõttes, et osa kindlasti oligi, see oli lihtsalt see, kes treener arvas, et sinna treenerid arvasid, et kes sinna peaks kuuluma ja eks igal ühel on võib-olla oma mingi väike strateegia taga. Kindlasti ma arvan, et on Stefan Kaibalt ka see inimene, kes võib veel libero positsiooni mängida vajadusel ja nii edasi, et jah, seal on veel võib-olla nimed, nagu Rivogi ütles, Märt, kellest jah, väga palju nagu loodeti, võib-olla ei olnud nii särav, kui taheti, loodeti ja nii edasi, aga praegu meestel on uued võimalused, Märdil küll mitte võib-olla, aga need on loogiline valik, aga eks see ongi see, et see koht on nüüd vaja päris palju edasi minna. Oliver, ma küsin sinu käest, kui me räägime ikkagi sellest, et meil tänasel päeval mängivad paremad mehed välismaal, kui me nüüd jätame Gerdi ja ütleme Keidi kõrvale, kes on siia juba vanemate mängijatena tagasi tulnud, siis Kevin Saar mängis Prantsusmaa esiliigas, on siin ka koondise ääre peal olnud juba mitmeid aastaid. Kuidas see valiku tegemine siis lõpuks treeneritel käis? Kas sa oled nõus sellest natukene meile rääkima, et just see nurgaründajate positsioon, et siin Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Albert Hurt Tartus kõik osutusid valituks. Kas siin eelistate neid sellepärast, et neil on parem kaitse kui Kevin Saarel või kuna nad on nooremad kui Kevin või mille peal see otsus lõpuks sai tehtud? Okei, et eks ma pean selles mõttes natuke rääkima ja, et arvatavasti Berliini Recycling Volle peatreener just kõiki Albert Hurtist, Stefan Kaibaldid ei tea, et eks mul ja Alar Rippergil oli ka nagu omajagu nii-öelda sõnaõigust nimesid välja pakkuda. Kus me siit proovime ruttu läbi käia need mängijad, et Kristo koha pealt ma tahaks seda öelda, et nagu Ats juba ütles, et Rumeenia ei olegi kõige hullem koht. Lihtsalt küsimus on selles, et ta ei saanud mängida, et tal oli seal treener lihtsalt ei usaldanud või siis usaldas, ütleme, teisi mängijaid ja ta oli pigem sihuke tulekustutaja rollis, et siis, kui asi hakkas käest minema, siis tavaliselt Kristo läks ja proovis mänge päästa, et kahjuks seal tal peatreener nagu oli teistsuguse nägemusega või siis ei näinud nagu Kristot kogu aeg põhimehena, et sellest on kahju, iseenesest see Rumeenia liiga oleks nagu okei, et talle. Siis edasi
Marti Juhkami, ma arvan, nagu taseme mõttes mängis kõige paremas liigas, noh, Robbie lihtsalt ei saanud nagu mängida ja ka Martil oli see vigastuse teema seal, see kahjuks nagu on tema puhul nagu miinus sellest hooajast. Aga mis me siis räägime nendest Märt, Stefan ja Albert, et ega see ongi väga raske, et nagu te ütlesite, treenerite mingi nägemus asjast, miks nemad on valitud, et kindlasti Allik, kes siit läbi käis, kindlasti Kevin Saar käis samamoodi ka meil treenerite arutelust läbi, et need nimed käisid läbi, lihtsalt meie nägemus või valik tänasel hetkel osutus selliseks, et Märt on küll kaitseväes ja tema asemel oleks võinud ju kellegi teise panna sinna listi, aga olgu see siis nagu Märdile ka mitte krediidiks, vaid märgiks sellest, et Eesti võrkpalliüldsus ootab temalt ikkagi palju. Mitte talle liigsid pingeid peale panna, aga pigem motiveerida, et tuleb kõvasti tööd teha ja vaeva näha, ja selles mõttes koht nii-öelda on olemas, kus teda nähakse paari aasta jooksul, ole nüüd ise mees ja vea välja. Ma ei tea, läks leits lappesse see jutt, aga küsige, kui te tahate midagi täpsemalt selle nurgaründajate kohta teada. Lihtsalt Hurda ja Kaibalde osas oskad sa põhjendada, et kas see sai siis pigem selle nooruse pärast helistatud neid või oli seal puhtalt see, et ta võib-olla kaitses mingil määral paremat, natuke huvitav see? No Alar Rikberg on nende treener olnud see hooaeg ja Hurt on Võrust pärit, mina olen ka Võrust pärit ja Stefanit ma olen ka 5 aastat vähemalt treeninud, et noh, ma ei tea, saate ise ka aru. Ei, nali naljaks lihtsalt, Ats juba ütles korra siin, et Stefka puhul on võimalus see, et kui on vajadus, saab teda kasutada ka liberona ja Hurta me näeme lihtsalt, ma arvan, et jah, Allik või Hurt, see on lihtsalt treenerite valik, et kes eelistab Allikut, kes Hurta. Selles mõttes Hurda koha pealt küll, et minu jaoks, teades teda ju eelmisest aastast, et sealt oli tegelikult näha, et kui ta oma põlve enam-vähem korda saab, et siis tema potentsiaal on nagu minu arvates väga suur ja tegelikult need mängud ju Tartu all näitasid, et ta on võimeline ja tegelikult on ju alles nii noor ka, et selles mõttes Hurt oli minu jaoks nagu just nagu väga õige valik ja ma seal nagu isegi ei näe põhjust, et miks kellegiga nagu võiks vahetusse minna. Et ma arvan, et tema on täielikult selle ära teeninud. Kas Albert Hurt on tänasel päeval üks Eesti alahinnatumaid võrkpallurid, võib nii öelda või? Kuidagi räägitakse ikka Märt Tammerust räägitakse ju rohkem ja ma kindlasti võin siin endale ka tuhka pähe raputada, et rohkem artikleid kindlasti viimase aasta jooksul on ilmunud Märt Tammerust kui Albert Hurdast. Aga miks ta alahinnatud selle pärast on? No, et Andres ütleb, et tal on väga palju potentsiaali, seda ma pean silmas. Aga miks ta alahinnatud? Ta ei ole absoluutselt alahinnatud minu arust. See, et kellestki kirjutatakse rohkem või vähem, see ei tähenda, et mängija oleks alahinnatud. Albert Hurt oli põhimõtteliselt kogu aeg väljakul see hooaeg. Praktiliselt terve hooaeg oli väljakul. Et ma ei ütleks küll, et ta väga alahinnatud mängija on. Võib-olla ta ise ei otsi ja lihtsalt tema teeb oma tööd, ta ei otsi võib-olla tähelepanu nii palju. Et täpselt ongi see, et ma arvan, et igale mehele see tunnustus ongi see, kui ta on seal platsil ja ta on seal pidevalt ja ei ole vaja teda välja võtta. Et ma arvan, et see on iga spordimehe rohkem tunnustus kui see, kui keegi teine neid reklaamib. Selge, aga liigume edasi. Võtame siis temporündajate osakonna. Mulle tundub, et kuna meil siin Meelis Kivisillad ja Siim Ennemuistid on ikkagi suuremast võrkpallist taandunud tänaseks, siis ega siin väga suurt sellist küsimust ei olnud. Mehed, kes siis valituks osutusid, olid Ardo Kreek, praegu siis veel lõppenud hooajal mängis Pariisi volleis, Timo Tammemaa Tuursimees, samuti Prantsusmaalt Andri Aganits, siis Maassegi Greenyardi mängija Belgias, Henri Treial tänavu mängis Saaremaa võrkpalliklubis, Mart Naaber Soome Saga volleis, siis Oliveri Käal ja Alex Saaremaa siis Tartu Bigbankis 19-aastane ja 208 sentimeetrine vist tempomees. Kas te olete minuga nõus, et siin mingit sellist väga suurt vaidlemiskohta ei olnud? Esiteks, Rivo, sina endine temporündaja kindlasti väga hästi oled kursis meie tempo osakonna olukorraga. Ei olnud suuri üllatusi, jah, et tempo osakond on täna ilmselt meil ikkagi kõige paremini komplekteeritud, et seal on seda vangerdamisruumi
igatepidi, et on täna võib öelda juba lühemaid ja kiiremaid mängijaid ja suuremaid ja kõrgema blokiga ja nii edasi mängijaid, et see on küll üks koht, kust mina ei muretseks, et sealt on valikud, võta millist tahad ja kõik mehed mängivad oma koha välja, ma arvan. Oliver, oli see valik tegelikult ka nii lihtne, nagu meile tundub? Ja, et selles mõttes nii ta on, et kui te leiate mõne nime, keda võiks sinna veel lisada, siis meil käisid mõned nimed veel läbi, aga kokkuvõttes ma arvan, et need mehed, kes seal on, neid ei oleks ka saanud välja jätta, et küsimus lihtsalt oli, et kui me oleks hakanud siin Euroliigat mängima, et kas me oleks võtnud 6 tükki või oleks võtnud 4-5 tükki sinna esimese hooga, et siis oleks saanud lihtsalt see, et kas jääb Mart või Alex, et kumma sa nendest valid, et need küsimused, kui saab valida 6 tükki, siis ma arvan, et see oli suhteliselt lihtne. Väga hea, nii on hästi asju arutada, kui kõik leiavad, et asjad on õigesti läinud. Diagonaalründaja positsioon, mis on Eesti koondise jaoks olnud selline natukene vastandik siin viimastel hooaegadel erinevate vigastuste ja muude probleemide tõttu. Rene Tepp on siis Maassegi Greenyardist, on valikus Oliver Venno Istanbuli Galatasarayst ja Indrek Pulk Chamonixist Prantsusmaalt. Mulle jälle tundub, et siin nagu teisi valikuid ei olnudki. Välismaal mängis veel Taavi Nõmmistu tänavusel hooajal, aga kokkuvõttes ikkagi need 3 mängisid, keda siin ette sai loetud, mängisid ikkagi hoopis kõrgemal tasemel. Rivo, oled nõus? Kindlasti, jah. Kindlasti. Siit jällegi vaadates tänast hooaega, siis Oliver on kindlasti esimene. Kindlasti ei ole isegi küsimust. Ja siis Teppan ja Indrek Pulk, jällegi nende hooajad ei olnud maailma kõige paremat seekord, et Indrek oli enamuse ajast ka pingi peal ja Rene oli enamuse ajast kas vigastatud või pingi peal, et ja lõpuks, Rene ei saanudki, ta sai sinna Belgiasse ilmselt heasse klubisse, aga lõpuni ta ei saanudki mängida hooaeg, et võib-olla oleks läinud see hooaeg tema jaoks ülesmäge, aga täna ikkagi Oliver Venno nendest 3 kindlasti kõige tugevam. Keda sinna juurde oleks võinud panna, ega ei oskagi kedagi siit lisada enam, kui päris aus olla. Eesti liigast ei leia sellist meest ja ega ei olegi, jah. No Rivo tõmbas juba sae kõvasti käima, mulle see meeldib, natukene intriigi kulub asja hulka ära. Andres, kas sa oled nõus Rivo arvamusega, et täna ikkagi Oliver Venno on selgelt tugevamas seisus kui Rene Teppan? Mina ütleksin, et on ikkagi pigem võrdsed mängijad. Praeguses seisukorras ma pigem nõustuks Rivoga, et sellel on ka tagamaa selles, et Teppanil on selgelt teinud see õlghäda ja terve ju eelmise suve ta sellega võitles. Hooaja algus jäi ka selle nahka ja ega ta praegult ju tegelikult mingis intervjuus ta nagu just kui mainis, et ta jätab vahele üldse suve. Võib-olla ma lugesin kuskilt valesti või ei lugenud valesti, aga seda me saame Oliveri käest kohe edasi uurida ka, jah. Aga Andres, ma kuulen sinu mõtte lõpuni esmalt. Ja, et minu jaoks ongi see kõige nüüd suurem küsimärk, et kuidas ma tean, millise töö iseloomuga on Rene ja millisega on Oliver, et selles mõttes Rene pärast ma ei muretse, et ta on tohutu võitleja ja kui ta selle õla korda saab, siis ta on valmis ja päris kõvasti pingutama, et see koht uuesti nagu tagasi võidelda, et siis ma sellepärast nagu otseselt ei muretseks, et kõige tähtsam, et ta oma õla saaks korda ja saaks nagu tõesti tervena koondist aidata. Et muidugi praegult on tal kõvasti selleks aega ka, et sellega õlaga tegeleda ja koormused maha võtta korraks. Aga ongi ta jah, et Indrek Pulgast väga palju ei saanudki kuulda, sest väga palju ta mängida ei saanud ja aga ma otseselt ei karda ka seda, et ta oleks nüüd on ta tasemest nüüd nii palju all, et tema hoiab seda stabiilset taset, ma ei tea, kui palju tal on veel võimalik nagu edasi astuda, aga eks see ole paista, et kes väljas veel mängis, oli Põlluäär, aga juba siis natukene madalamas astmes, et temast ka ei tea midagi ja koondise juures teda ei ole olnud kunagi, et ega seal ka, et praegult on tõsine arutelu, et kus noortest üldse sinna diagonaalile
asendusi leida, et ega Oliveri vanus hakkab ka juba sinnamaani jõudma, kus väga pikalt teda tõenäoliselt seal koondise juures ei motiveeri olema, et siin on vaja materjali otsida ja nendele meestele mingi hetk lahendus või asendus leida. Väga hea, et sa mainisid ka Siim Põllu ära loomulikult, tema ju ka välismaal mängimas, aga siit Itaalia madalamates liigades. Oliver, tuleme sinu juurde. Esiteks minu küsimus, mis on siis teise Oliveriga seotud, et ta ei ole ikkagi viimastel koondise suvedel juba mitmetel suhtud oma potentsiaali välja mängida ja no ütleme, sellest potentsiaalist on olnud ikkagi tõele auandes päris kaugel. Kas te olete ka omavahel juba treenerite seas mõelnud mingisuguse plaani välja, arutanud Oliveri endaga seda, et kuidas motiveerida teda ka ikkagi koondises mängima ja treenima nii kõvasti, et ta oleks meile kasulik selles koondises? Lühike ja aus vastus, et me ei ole Oliver Vennole mingit spetsiaalset motivatsioonipaketti kokku pannud ja eks ütleme, võib-olla see peatreeneri vahetus tuleb talle ka kasuks, et jälle uus inimene, kellega ta saab kelle nägemust ta saab ellu viia ja nii edasi, et eks siin ju me kõik teame, et eelmise peatreeneriga on natuke jooksid suusad lõpuks risti ja tema mõttes, tema kui Eesti võrkpallile väga vajalik mängija, ma arvan, selles mõttes tuli see peatreeneri vahetus väga õigel ajal. Et kuidas need asjad hakkavad minema, et täna on väga raske siin ennustada, et ma ei oska selle koha pealt kommenteerida. Aga selles suhtes vist Oliverile tuleb küll anda au, et ta on alati Eesti koondisse tulnud hea meelega, et tema ei ole olnud küll kunagi mees, kes ütleks, et ta ei tahaks tulla või ei näeks põhjust tulla. No jah, et teistpidi, kui me siin enne korra naljaga pooleks mainisime enda reklaamimist, siis kindlasti talle ei ole vaja enam enda reklaamimise jaoks tulla, et ta on Türgis nii palju tehtud mees, et nii kaua ta jaksab, nii kaua talle makstakse seal korralikku palka ka, et selles ei ole nagu küsimust, et pigem ongi tema motiveeritus lihtsalt rahvusmeeskonna esindamine ja nii palju, kui ta suudab endast välja suvele anda, nii palju ta annab, et me võime kõik siin selle Oliveri koha pealt seda juttu alati nii palju anda ja Eesti võrkpalli üldsus, kõik treenerid võivad ju tahta, ma ei tea, mis imet, et ta teeks, aga lõpuks on need tema otsused ja tema elu ja tema karjäär, et loodame, et ta on motiveeritud endiselt ja tuleb ja aitab nii palju, kui ta suudab. Ma selle koha pealt ütlen korra veel, et noortele, kes võib-olla veel siis koondise juures pole olnud või on, et see koondise suvi on puhtalt juba sellepärast, ma ühe korra vist mainisin naiste koondise teemadel ka, et kui küsisin Kristiine minult, et see, et koondise suvi kaasa teha, on tegelikult päris mõnus või lihtne uuesti sulanduda nagu klubi, et kui sa üritad üksinda või ise ennast terve suvi nagu vormis hoida, et see on midagi muud ja tegelikult ma arvan, et need vanemad mängijad teavad seda väga hästi ja sellega võib-olla hoiavadki ennast nagu hästi ligidal sellele koondisele, et hiljem, kas sa just reklaamid ennast uude klubisse, vaid see, et kui sa sinna klubisse lõpuks jõuad, et sa oled nagu sinna sisse sulanduda on palju lihtsam. Ma küsin vahele, et kas väike Lüütsepp hakkas vahepeal seal võrkpallitrenniga algust tegema köögis või kuidas teil need asjad käivad? Ja ta tuli väljast treeningut tagasi. Kuidas me Rene Teppani olukorda näeme? Oliver, jälle küsimus eelkõige sinule. Kuna tal see terviseprobleemid on olnud siin viimastel aastatel üsna tõsised, kas temaga on ka plaanis kuidagi teistmoodi vaadata just lähtuvalt sellest õlast eelkõige praegu või jääb tal üldse see suvi siis vahele või kuidas teil praegu asjad räägitud on? No me oleme praegu aprilli alguses ja tõenäoliselt nagu me enne rääkisime, me näeme 11. juuli lõpus, et selle aja peale on nagu, võib väga palju muutuda, kindlasti Rene annab selle õlale piisavalt puhkust, piisavalt koormust taastumiseks, et me oleme targemad siis, kui see laagriaeg on käes, et täna on midagi raske öelda. Et ma arvan, et tänane situatsioon oleks Rene pidanud hooaja Belgias lõpuni mängima, siis nagu siin teemaks oli, et oleks see koondise suvi tal vahele jäänud, aga tänases seisus ma loodan, et see paus tuli tema õlale ka väga õigel ajal ja Ats on juba targem. Just, et ma tegelikult tahtsin sedagi küsida, et kui meil oli siin kellegiga jutuks ka, et kui Teppan jätakski vahele, et
kes siis oleks olnud treenerite arvates selline kolmas mees siis, kui Teppan ei oleks osalenud, et kas sellele oli mõeldud või pigem jällegi see, et oleks saanud nurgaründajatest kedagi sinna diagonaali positsioonile? Andres, ma vastan ise, ma vahel tean rohkem kui isegi abitreenerid, et seal oleks tehtud nii, et Märt Tammeoor oleks toodud sealt sideväepataljonist siis diagonaali otse ja omaaegne Võru võistkonna nurgamees Oliver Lüütsepp oleks pandud siis nurka mängima. On nii, Oliver? Olid need plaanid sellised? Ei, no eks seal oli nagu variante ikkagi natuke paremaid, kui see välja Veel paremaid. Ikkagi on paremaid variante, et korra käis ka Siim Põlluaare nimi meil arutelust läbi, selleni me küll ei jõudnud, eks, et meil ei olnud seda vajadust. Ja nagu te ütlesite, on ka variante sealt nurgast liigutada ühte koma teist ja ikkagi, kui me räägime sellest, et meil sellel suvel on pigem ettevalmistus juba järgmiseks suveks, siis võib-olla oleks mõni Eesti noor saanud veel suurema võimaluse, ütleme, krediidina meestekoondisest treenida. Selleni ma tahtsingi tegelikult jõuda, et kes oleks olnud Eesti noortest. Kas on mingid kindlaid nimesid või pigem oleks pidanud siis nagu otsima või mõtlema või? Et ma näen su muheda habeme tagant, et sa tead ise ka seda nime, et aga ma ei tea ausalt. Ja meil on tegelikult käinud üks nimi läbi, et ma jätan selle täna siin välja ütlemata, aga mõtteid selle osas, et meil on tegelikult probleeme, nagu Ats enne rääkis, pole Eestist diagonaalründaja kohale ikkagi noori tulemas hetkel ja see on nagu ohumärk, et kui naistekoondises oleks vaja sidemängijaid toota, siis ma arvan, meestekoondises tuleks toota diagonaale tänasel hetkel, et kui me räägime noorte treeneritest 5-6 aasta perspektiivist. Aga läheme siis edasi, libero positsioon, kui veel, Andres, ega sul ei olnud midagi lisada siin selle kohta? Ei olnudki, minu jaoks on ka see täpselt seesama, et ma ei muhelenud mitte midagi sellepärast, sest minu jaoks ei oleks võib-olla olnud neid väga nimesid nagu võtta, et selle probleemini tahtsingi jõuda, et me oleme siin tegelikult ju mitmed aastad proovinud, et kas keegi siin, kas või eelmine aasta see väike projekt, et prooviti Mihkel Varbrast prooviti diagonaali suunata või et mingid sellised mõtteid on läbi käinud, aga need ei ole tegelikult õnnestunud, et see on kindlasti üks selline murekoht, milleni ma tegelikult tahtsingi jõuda. Kas Märt Tammeru ikkagi diagonaalis pigem ei ole see tema positsioon tulevikku silmas pidades või? Oliver. Mina arvan, et see oleks laristamine nii-öelda, et kui me tahame ikkagi rahvusvahelisel tasemel mängumeest temast, siis ma arvan, et nurgapositsioon on see, mis peaks olema. Aga väga hea, läheme libero positsiooni juurde ja ma ütlen ausalt, seal oli üks väga huvitav üllatus meile vastu vaatamas. Silver Maar Pärnu võrkpalliklubist, ilmselt seda ei saa me üllatuseks pidada. Johan Vahter Saaremaa võrkpalliklubist samuti tundus pigem loogiline valik, aga Rait Rikberg on siis karjääri lõpetanud koondise osas. Vähemalt nii ta eelmisel aasta pärast EM-i ütles, teda siis valikus ei ole. Küll aga siin Postimehel ühes intervjuus hiljuti ütles, et EM-iks võib-olla ikkagi tuleb tagasi, kui treener tahab ja vaja on. Aga kolmas mees siis, kes on nüüd koondise nimekirjas, on Sten Vahtras, Tallinna Selveri mängumees, aastaid mänginud juba Selveris, aga tänavuse loo ajal siis jäi 17-aastase Rauno Haidla selja taha, ütleme enamikes mängudes. Ole hea, Oliver, natukene põhjenda seda Sten Vahtrase valimist võib-olla. Taaskord jälle ütleme nii, et treenerite otsus, et kui osad treenerid võib-olla eelistaks mõnesid teisi mängijaid, siis meie otsus oli Sten Vahtras, et nii lihtne see ongi, et mina arvan, et tänasel hetkel tema on juba mitu aastat nii-öelda Selveris mänginud, treeninud, kogemusi ikkagi rohkem kui Rauno Haidlal näiteks, et Rauno oleks saanud selle liiga suure krediidina, et ma arvan, et tal on vaja veel tööd teha ja vaeva näha ja trenni teha ja siis tekivad ka tal sellised võimalused, et ma arvan, et siin on nii mõnigi teine libero natukene
kuidas ma ütlen, vaatab võib-olla viltu, et miks tema pole seal listis ja on Sten Vahtras, aga see on treenerite otsus lihtsalt, nii lihtne see ongi. Natukene selle tagamaad ka, et tegelikult olin ise ka selles mõttes Rikbergiga niimoodi arutelus, et nad tahtsid kaasata ühte nagu vähe nooremat enne ka ja tegelikult, kui sa ütlesid, et Rauno Aidla, jah, ta oli selles mõttes hooaja alguses kindlasti nagu rohkem mängis ja see tuli ka puhtalt sellest, et Sten Vahtras oli veel väga pikalt, ta vist oli veel kuni novembrini oli tegelikult kaitseajas või oli detsembrini äkki. Ma ei mäleta ka täpselt, aga see oli puhtalt sellest, et ta ei osalenudki peaaegu üldse trennides, ta käis väga-väga harva aga pärast kaitseväge, kui ta sai nagu 2 korda päevas trenni hakata tegema, oli mees tunduvalt enesekindlam kui eelmine aasta, sai tegelikult väga kiiresti enda sellise stabiilsuse kätte ja tegelikult käisime läbi ka mõned sellised statistika pooled ja tegelikult pärast siis seda sõjaväge need statistilised numbrid ja see kindlus oli tegelikult nagu väga-väga selgelt avaldunud just võrdluses Raunoga. Ja tegelikult ju Sten ju mängis viimased mängud nagu kõik üksinda, et Rauno oli meil ju tegelikult hoopis nurgaründaja positsioonis päris mitmed korrad, et minu jaoks selles mõttes väga okei selles mõttes valik, et ma arvan, et ta selle väga väikese ajaga, kui ta suutis ennast mobiliseerida, et ta sai väga hästi hakkama ja ma arvan, et on igati väärt seda. Kui praegu Andres väga hästi põhjendas ära, miks ütleme siis Rauno Aidla ees sai Sten Vahtras valitud, siis kas puhtalt see valik, et Alari Saar oli ütleme Saaremaa ridades, mängis siin ka ütleme märksa suuremaid mänge euromängude näol, et kas tema eest tuli siis see valik Vahtrase kasuks just seetõttu, et Vahtras on ikkagi 20-aastane ja võib-olla perspektiivikam veel teie hinnangul? Võib seda nii tõlgendada või? Ja see on ka üks põhjus ja minu isiklik arvamus on tänasel hetkel Sten Vahtras on seri vastuvõtul ka parem mängija kui Alari Saar, et täpselt nii lihtne see ongi ja need Andres siin seletas ära, mida Alar Rikberg seletas ka mulle, täpselt põhimõtteliselt samamoodi võib-olla, kui te Alarit teate, siis isegi veel põhjalikumalt, et selles osas lõpuks need otsused olid suhteliselt lihtsalt tehtavad meie jaoks. Ja ma ütlen, et ega Alari Saar ei oleks saanud ka suvel tulla, sest suvitada teatavasti mängib Eesti jalgpalli kõrgliigas Kuressaare eest jalgpalli, et ega tal ongi nii, et tuleb kõige vahel ennast jagada. Rivo, kuidas sulle see libero teema tundub? No võib-olla minu jaoks oligi seesama Alari Saare küsimus ja Sten Vahtrase küsimus oli see kõige põhilisem, aga eksperdid seletasid ilusasti lahti ja arusaadav otsus, et minu arust Oliver ütles väga hästi, et millest me oleme palju rääkinud ka siin, me ei peagi aru saama. Treeneri otsus nii ongi ja kõik, et kui kellelegi ei meeldi midagi, siis kirjalik kaebus palun ja kogu moos, et ega sellest suurt midagi ei muutu. Üks mis kindel, Silver Maar on neist kõige parem ja teised mehed siis peavad tema tuules kõvasti tööd tegema. Aga võtame selle taustajõudude nimekirja veel siit lahti. Oliver, kas sa selle abitreeneriga Loa Keileriga oled juba rääkinud või kuidas see hääldus on? See on kohe esimene küsimus vana keelespetsialistina. Mina ei julge ka seda hääldust hetkel üldse proovidagi. Aga hea, et sa selle nime välja ütlesid. Me oleme ühe samasuguse videokoosoleku teinud, kus ma olen temaga näost näkku kohtunud. Nii nagu praegu kõigiga raskel ajal, eks. Et selles mõttes me oleme korra kohtunud, aga nagu teiste treeneritega koos videoconversation on ju, et selles mõttes rohkem ma ei oskagi midagi öelda, et minu teada Tursi meeskonnas vist peaks olema ta tegutsema ja muud ma ei oska öelda. Nüüd tegelikult algul oli peatreeneril eesmärk ka üks teine üldfüüsilise treener tuua, aga kuna tal oli nii palju projekte seal, mingil hetkel sai juba selgeks, et ta on liiga hõivatud, siis Mirko Fasini kõigile teada tuntud nii-öelda kindel valik ja peatreener, ma arvan, arutas ka vähemalt Gerdiga selle asja läbi, et kas Mirko jätkamine, et see jäi nagu
kui algul oli võib-olla ütleme veel rohkem muudatusi plaanis, siis lõpuks jah, ei leitud seda õiget inimest, et Mirko igal juhul on teada-tuntud hea valik meie jaoks. Kas Mirkot te nimetate koondise ringis juba nagu oma meheks või ta on ikkagi välismaalane? Ma arvan, et siin peab Atsi käest rohkem küsima, et ta on seal rohkem koos olnud, et nii palju, kui mina olen Mirkoga kokku puutunud, siis temaga on alati väga lihtne ja tore suhelda. Ja, et Mirko kohta täna praegult on ta ka mulle kusjuures kirjutanud, aga ta on tõesti siuke ärakodustatud itaallane siin, et tema nagu see armastus Eesti vastu on siuke ülevoolav ja tõesti nagu tore, et sai tegelikult temaga räägitud, kui see protsess oli siin pooleli, et kas ta tuleb või ta ei tule, siis tema see nii-öelda mõte oli, et kui teda isegi ei võeta treeneriks, siis pool suve ta tahaks ikkagi Eestis olla, et need inimesed ja ta on selles mõttes tõesti eriline, et hooaja sees ta kõikide meestega siiamaani suhtleb ja ta küsib, kuidas läheb, annab nõu, see on nagu selles mõttes on ta ikkagi super inimene. Ja tuletame siis jälle kuulajatele meelde, et tegelikult oli ka ju klubihooajal seotud Saaremaa võrkpalliklubiga, olgu, et ametlik töökoht oli lõpuks siis Keemerova Kuspas, aga oli ka saarlastega kogu aeg ühenduses ja andis neile kavasid ja vaatas, kuidas meestel füüsisega läheb. Alar Rikberg jätkab siis statistikuna. Oliver, küsimus sulle. Alar nüüd siin Tartu Bigbankil on üha lähemale liikunud see statistiku otsa pealt sinna peatreeneri tooli juurde, et kas praegu koondises ta võtab ikkagi jälle selle statistiku koha sisse ja on seal otsa peal? Nagu ma enne ütlesin, siis Ernardil on nagu idee, et hästi palju staff nii-öelda töötab hästi palju koos ja esimese jutu põhjal ta nagu kaasab ka statistikud ikkagi treeningtöösse. Et ma arvan, ka see on üks nii-öelda Alarile väga sobilik, et ta on juba siin andnud mitu korda mõista, et ta ei viitsi ainult klahve klõbistada, et tahaks natuke rohkem ja suuremas osas protsessis sees olla ja hetke jutu järgi peatreener talle seda nagu lubas, et ta saab olla ka rohkem pallitreeningutesse kaasatud, mitte ainult nii-öelda puhtalt numbritega tööd tehes. Aga eelmisel aastal teil oli ikkagi juba Märt Pajusalu, kes tegi statistikat seal otsa peal. Kas tänavu siis Alar? Karl, ma olen esimest korda Eesti meestekoondises, et meil ei olnud, neil oli see. Jah, neil oli, väga õige, väga hea parandus. Andres, teil oli siis, ütleme siis sedasi, Märt Pajusalu. Mina ka otseselt ei olnud. Ma olin alguses mõnes laagris. Rivo, sina olid kindlasti südamega vähemalt, oled iga aasta Eesti meestekoondises sees. Ma võin öelda sinu kohta siis nii. Ei olnud, ka mind ei olnud seekord. Nii et otsi kedagi teist. No tegelikult jah, selles mõttes, et eks neil oli see tööjaotus ära, et eks Märt õppis natukene nii-öelda Alari kõrvalt ja võttis, et selles mõttes see töömaht oli piisavalt suur, et üksinda lihtsalt läheb raskeks sellega, et nii palju videosid oli vaja läbi töötada ja selles mõttes ma arvan, et seal käis juba omaette tööjaotus ja Märdil ka võib-olla väike õppimisprotsess. Selge. Oliver, on sul veel lisada midagi? Ei ole. Seda on rõõm kuulda. Vahelduseks ka selliseid vastuseid. Aga me oleme täna küllalt juba rääkinud. Ma arvan, et aeg on ots peale teha sellele saatele. Rivo, ma tean, sul on alati veel ilusad lõpusõnad öelda, et äkki sa ütled täna veel Eesti kas koondiste kohta või Andrese ja Oliveri kohta midagi ilusat? Ma näen kõik nii ilusad ja ägedad mehed, mul selle kohta ei ole, aga mul on üks väga hea uudis. Tisla hind on langenud. Tisla hind on langenud, saab rahulikult autoga kimama minna. Aga sa ju sõidad taksoga, sa ju ei tea, kas see on diiselmootoriga või bensiiniga. No saab odavamalt taksoga ehk. Ühest kohast teise. Aga hea uudis eestlased, Tisla hind on langenud, nüüd on kõik hästi. Väga hea. Super. Andres, Oliver, Rivo, aitäh teile täna ühinemast. Ma usun, et võrkpallisõbrad oskavad hinnata seda panust, mis te ka avalikkusega jagate, et neid valikuid natukene selgemaks tegite ja rääkisite ka taustadest. Loodame siis südamest, et Eesti koondised saavad ikkagi sel suvel veel koguneda kas või mingil määral, et juba järgmisel aastal oleks siis kergem ja et ikkagi naised saaksid veel sel aastal ka EM-valikmängud ära pidada. Aitäh teile kõigile, kuulajatele ütleme samuti aitäh ja kohtumiseni siis uuesti juba jälle nädala pärast.
Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.